Tere kõik Seto meedia huvilise. Tämän päev jälki järjekordne saade meil Vahtsõne Setomaa ja saatekülaline on meil Setomaa lehe päätoimetaja Kauksi Ülle. Tere Ülle! Tere! Ja tämän päev kõneleme Vahtsõst Setomaa juulikuu numbrist. Mis siis nüüd selle Vahtse lehega meil on? Mis siis hääd ja põnevat ja huvitavad leht kirjoitas? Suvi on sündmusterikas aig ja seokord pääsündmuses edimed selle lehele mi valisimi Tormipireti see ülevaate Seto rahva käugist Tallinna suurile pidudele, siis laulupidule ja tantsupeole. Sinuses ka pildikus Setomaa naiskoor uhkelt marss ja kus siis Seto perrepark tantsja. Setomaalt siis oli Tormipireti juhtimisel palju tantsid, kes käveve tantsupidul ja lauljatest oli siis Setomaa naiskoor, mille ütepuult vida siis Kadarpiku Tiina ja tõist Helmi Valdur ja naiskuurses oli kõik ilusta Seto rõivil ja ka Seto laul oli kergutamine seal kavan. Ja mitte ainult, sest tallen Seto köögirahvas oli ka välän, nii et seal sai ka Seto süüki. Ja Piret hindas Setomaa esindust suurtel pidudel väga väärikas ja kõrdalännus. Nojah, Timahhavane laulupidu oli ju väga suurarvuline ja kõik sinna pääse, kõik tantsija, pääse kõik laulja ja eski rahvas pääse kaema, et meil Seto inimesed sai ikkagi peole. Seto inimesed sai peole ja kõik Seto rühma, kes tahtsevad, saivad ka, nii et au juhtidele. Nii, ja edasi? Leelopäiv. No ka leelopäiv ja Seto folk oli ju ka äärmiselt tähtsa. Ka leelopäeval oli siis 20 koori kohale tulnud ja hulka pillimehi ja leelopäeval andseva ka siis tantsja ka säänest lisa säänest särtsu manu, et nad siis tantseva lavain ja siis peran siis, kui oli sääne kirmase muudu pidu, siis oli ka väga suur ja rõõmus tantsuring. Ja ka laulu oli kõigil väga ilusa, nii et leelopäiv passe väga hästi Seto folgiga ütte, et sõs ants nagu üks mitmele päevale see Seto sündmuse välimuse. Ja Tormipiret kirjutas ka suviste pühil käimisest, Troitsa pühil ja ütles, et tuu oli väga eriline ettevõtmine, siis ta seal puhul kontrolljuunt oma latsepõlve aladel. Nii et meil küll väga leeloline algus juulikuu lehel. No suvi ongi piduda aig, kuna siis viil. Ja kolmandal leheküljel siis Ülempsootska Hõrnaare võt natukene oma aastat kokku ja kitses kõiki noid, keda tal silma jäänud, keda tal on põhjus siis aasta jooksul tettu asju eest tennata ja kitta. Siin on nüüd hästi palju, keda ta tennas ja kitt. Et siit tasus tõesti oma nime paljudel otsi ja ma taha eralda kitta, sest ka Sundelli Harrit, kes Aarest tegi nüüd tõesti väärilise uhke portree selle lehekülje jaos. Ja niisamati siis ka Noorsootska Grünbergi Marias tegi ta pildi telmise peale ja Kittuse Kelly tege Mariaga ka väikese intervjuu, et kus siis kooli kõrvalt Noorsootska jõudse nii paljudele sündmustele, käve kõikaiks Petserin oma 10-15 kõrda tolle aasta jooksul. Ja siis kui see Kelly küsis, et kuva muudu su Noorsootska aastak on länny ja Maria vastas, et tormiline aastak, väika huvtav aastak, hulga johtumisi, väika palju vaatsid tutvit ja väika palju vaatsid kogemusi, ma olen väika rahu.
ja tolle, et mis ta ütles siis Järgmetsele Nuursootskale, kui vil seto kiilt mõista ei opi, ole luuv, tule viie hinnast asjuga kurssi. Õgas tõse pea ei sulle selgüisi välja mõtlema, eest tule tutt ette. Nii et uljast tüdruk igatahes, et ja Ülemsootska siis jõudse kävväka Udmurtimaal Paiterjaki festivalil koon lauljatega ja Udmurtimaal siis tähistadi säänest pikeaegset sõprus Seto ja Udmurti Paiterjaki küla vahel. Sealt umava siis ka üks aukonsul sealt Tarassov perit. No jah, ma tahaks ka kitta neid Ülemsootskat, Nuursootskat ja Hõgnaaret, et murust on nagu on väga, väga väärika ja ilosa Ülemsootska aastaga. Nii et aitüma neile ja neil ei ole pikalt jäänud olla Ülemsootska. Mine tia, võib-olla valitus tagasi, nii et no saavad järgmisest aastat jalki. Igatahes Hummuku rutas Saare viil ajalehti ka Petseri poole peale esieränis sääl pulumanne väga aktiivse olnu. Ja 4. leheküljel jätkas Snassarjelvi oma pikembat jutustus Petseri ehitussi ja keraamiga koolist, et tuum siis väga hää, et teadlasel mahti olnu sääne pikk kokkuvõtet, et meil oleks siis summa ajaloost ja kooliharidusest ja see nagu kõrraliku ülevaate. Ja Lõivu Merlin tegutses viikingi alal, et timäses pidada ka Setomaa ajaloolist viikingi pärandit auseen ja tegeses ka tolle perioodi ehtit ja uuret, kus mujal pool, mis on siis sarnast ja mis on erinevat ja saat meile tervitusi. Ja Jane Vabarna ja Marili Slavski võtva siis Seto folgi vedosniku võtva siis kokku, et folgisõpru oli siis 2500, kes timahava verskah käveve ja arvas, et tuum hää. No vot ja jõuamegi siis valla uudiste mana või? Valla uudisse oma seokord väga pike ja põhjaliku toimetaja Kelli palju tüüd tenny huulmata puhkuseaost. Ja algaski katest projektist teavitamine, et Eesti-Vene koostöö käy siis Peipsijärve piirkonna arendamise näol. Ja siis Värskale tahetas ka üks sadamahoone ehitada ja tuu jaos siis planeeritu Setomaa vallavalitsusen 385 560 eurot, millest 302 440 eurot on siis programmi toetus. Nii et ja mis siis uutma tuu sinum nagu üteldu, et tulevaga reovee puhasti Oudova liina ja Pihkva ja Palkina rajoonidele kanalisatsioonitolustik Petserile, nii et kõik nu arenduse, mis ette võetas, nu tegeva igatahes hääd, et Peipsijärv püsüssi võimalikult puhas. Ja piiriülene koostööprojekt siis Tõnõkivil allkirjastatu ja tuu puututas Sobinitsa külakeskust, mille hoonele paigutades päikesepaneelide poolt toodete energia salvestussüsteem. Keeruline asi, aga loodame, et ka tuu tege palju hääd. Ja siin on veel tasus lugeda valla uudistest ka väikest ülevaadet, et juulist muutus surnulähedaste asjaajamine veidi kergebas, et nüüd piisas juba arsti antu tõendist, mis pandas juba e-riigi keskkonda ja ei pea ineb eraldi käima tõendit otsima. No selle lehekülje kotsil ma tahtsin ka ütelda seda, et Eesti-Vinne projekti oma üte suurepa projekti ja kostele kõige rohkem või kõige suurepa ulatuse raha, et need tõesti muutva Setomaa tilosapast, et siin tule nii Saatsedi kui sadam, et hää, kui säännest tukke ikka vahepeal saa. Valla uudise siis jakkuse. Riina Siigart, Setomaa valla lastekaitsespetsialist, kirutas edesi
oma mõtisklusi lastest ja peredest ja rõhutas muuhulgas ka toda, et praegu pandas neid väikseid latsi väga noorelt lasteaida, et umbes, et lasteaian teda arendades, et ega ma nüüd kotunesi ei mõistaki. Aga tegelikult vajas väikene lats just lähedust, turvalisust ja säänest vanempidega koon ollen elu opmist, et üks asi on intellektuaalse teadmisega, tõna asi sest sääne turvalisus ja rahu ja mis vanemba oppas. Ja muidugi ses suurempate laste puhul ütles, et lapse opis väga ka eeskujust, et kui ti tahati, et olessi kõrran, siis pead ikka kõik koristama. Et tasus ka seda lugu lugeda, et säänsid asju pead hindale lapsevanem alati meelde tuletama. Ja Raul Kudre siis kirjutas veidikese suvitses Setomaast ja ütles ka, et väga mitmekesise ürituse omava ja et tolle ürituste vahel tule ka kõiksugu hangete, vallatiide ja investeeringutega tegelda. Nii ütles, et Seto folkum läbi, kohtumi Seto kuningriigin, Ostrovan ja Lüübnitsan. Jah, kuningriik on kohe õkkvalt tulema ja tulge kõik kuningriiki. Ja vahepeal ma ütlen veel teile ka, et kui teile mi saade miildus, siis nõudake saatele pässe ja siin all just ka tekst Setomaa lehe telmise kotsil, et kõik, kes elase Setomaal, lehe postkasti, kes elase mujal Eestimaal, nuu pead telme, nii et kaegasid telefoninumbrit või meiliaadressi ja telke hindale ka Setomaa. Saate siis mis Setomaal uut. Ja 7. leheküljel siis valla uudise jätkus Kelly Kittus tege ülevaate Värska lapsevanembite kogu kuuhtüüst kooliga ja siin on siis lugu, kus talgu kõrran tetti patju kooli puhkenukka, et oles mugavab istu, saias suma vahel kokku ja tetas väikesi tegosid ja oldas nagu seltsin ja et tuum igati nagu tervitatav. Ja spordiuudistest siis Rein Saitsev kitt Karel Sander Kljūsinit, kes kats kõrda Eesti meistris sai ja muidu ka palju häid juuskmisi kõrda saatse. Ja niisamat oli Setomaa vald edukas Eestimaa suvemängudel, et sääldases 63 omavalitsusest oli ses 24, et tuu oli täitsa hää saavutus. Jah, mul hindelgi õnnestus seal Eestimaa suvemängudel käivu ja võistelda, et Setomaa sportlase oli väga tubli seal igatahes. Aga selle padjajutu juurde tagasi, et sa kõneli, et sa näid väga suurt padjahuvilist siin suvel. Tahad sa tuust ka kõnelda? Ma kõrra kõnela, et mul on Seto ateljee galerii majanumava mul sääntse välja ummeldu patjade kogu ristpisten, et noid kingitusi ja ostetusi ja pärandatuisi ja igasugused tehnikan põhiliselt ristpisten ja siis paar päeva tagasi tulses Inglismaalt, Kesk-Inglismaalt üks sääne vanemb soliidne paar sinna külla ja sest kõigepealt kullelsiva väga kaua hõbe ehetest juttu ja uurseva kõik tolle kotsil, neil hindel oli väga uhke hõbe ehte ja siis järgmisena osustivad tähelepanu sest minu padjakogule ja tõivastes oma väikesest tollest Haagis suvilast ka 3 patja näta, mis oli imepeenelt tigitu väga ilusa värvilahendusega ja üte edimätse padja peal, mis näe kaiat tõival, sest flamingo, kes püüd rohelist kunna, aga Mikalerii nimi ka haljas kunn. Nii et küll ei saa näta selle proua patju, aga käige üllel ka küle ja kaega tima patju. Toda küll, jah. Nii, ja siis valla uudistest järgmisena, et Värska kultuurikeskusel on uus kunstiline juht.
aga muidugi üks lehekülg kiinpool oli teada, et Värska kultuurikeskus on nüüd juba Setomaa kultuurikeskus. Nii et ilmselt siis seesama Egle Põldmets on siis nüüd ka tolle Setomaa kultuurikeskuse uus kunstiline juht. Ja Timega on siis väikene tutvustus, et sattu siis siia elama ja pakuti säänest tüüd ja luutses, et töö on huvitav. Ja Nasta Pino 85. sünniaastapäeva puhul ses Usinitsa küläplatsil panti ses kivi, et tuu siis kivi peal on tahvlikene, mis on siis selle kandi kirjanikule Nasta Pinole. Et Nasta Pino oleks saanud 85 aastases 1. juulil ja siis heisati lipp, rahvas oli kohale tulnud, Helmine oli Nastale laulu pühendanud ja Jüri Vello tegi siis ettekande, Latse esitiva luuletusi ja huulmata tollest, et Nasta Pino ei ole kirjutanud setokeelseid tekste, aga ta kõnel alati oma külendoda kiilt ja aust väga toda kiilt ja ta lubanu Vello Jüri ööl ka oma loomingut setokiilde tõlki. No vot, ma saan aru, et me saame jätkata jälgi vahtsid kirjandusuudistega. Jah, seokord on meil puhtalt nagu Setomaa sirp ja vasar siin, et meina Sootska on väga tegusad, kes parajale ei ole ülemsootska, tuu paistus kuigi tõsilde silma ja Laaneotsa Annela siis Antse perra kanti niiviisi kannu kasvatama tulnud kirjastaja Eppet Roone survele ja kirjutsis raamatu Minu Setomaa. Ma tiiä, et ta pöördusi väga paljodele, aga kõik ütli, et aga mida Setomaal edasi jälle pärast tuda raamatu kirjutamist. Ja siis julge naisterahvas Annela kirjut raamatu valmis. Ülem ja sest tuu esitlus on Kuningriigin, nii et peale kaasapildi ei ole ka mina toda viil nännu. Mina ka ei ole nännu. Ja, oodami. Ja siis Kuningriigi päeval, sest Annela iistvõtmisel on tehtu ka vahtsene seokord juba tõne nummer setokeelist tähekest. Et koduda oodami. Nii et oodame põnevusega, mis siis tähekene kirjutas ja mida Annela kirjutas Setomaast. Nii, Seto Kuningriigi võistlusi kõrdum uuesti ärtuudu, nii et kes kavatses siis pillimehe võistlusel osaleda, et tuu siis kaegu oma pill üle. Sõnulise võistlusel on 3 teemat, mis tule ette valmistada. Seto lauluima, Seto kerik ja Setomaa mõts. Ja siis tõmmatas teema tunnikene inne toda, kui esinemine tule ja siis pead olema juba kooriga tuu laul selge. Ja siis kõik vägümehe ja Hansa ja Olle ja verre viin ja leib ja nii, et kõik tule varuma nakata ja nakata siis võistlusele tuuma kõik. Ja kes eks võist midagi teta, tuu tulgu eks välja, et selle mõtten, et säntse võistluse, et nagu 1 aasta oli sõnulise võistluse oli ainult 3 esinejat ja noistki kats oli suure hädaga kokku kutsutud, nii too ei lähe, et mi peataks terve rahvaga oma auist vällan olnud ja kes eks piirakut leibä sõira vai hansat vai taari vai verevat viina mõistvat etannu kõik oma kauka letti tooge. No eks selle Kuningriigi päeva üks mõte ongi tuu, et alal hoita oma oskuisi, oma tiidmiisi ja näydada, kes on siis kõige parem Setomaal, nii et kindlahe pead kõik, kes midagi mõistva, ükskõik kargust, laulu, süvedeta, juukideta, tulge välja oma kauba või oma oskustega Kuningriiki. Timahava siis küllätüve. Ja siis on veel kultuuriuudistest Sõsare koor käve Seurasaari muuseumin laulman. Ja jõuamegi järgmise lehe ja suve sündmuste manu. Et ega siis Kuningriigiga tuu külaliste vastavõtt ja kraamine veel ära ei lõppes, sellepärast, et kostipäiv tule 7. kõrda.
ja tõesti siin valmistades ja ka pildi peal on näta, et kui vanasti üteldi, et hainahaigu kängitas kunnal ka jala, siis kostipäeva haigu siis ka kõik latsed pantu letiviirde ja kulbid kätte antu. Et ka söögi tegemise oskuse tule mitu põlve edasi anda. Et Pärnu ja Ülle tege väikse ülekaetuse. Ja siis õnnestu tetaka hindel üks väikene sõit Ersademanu Saranski lähkülüm Taula küla, te kunstnik puuloomingute olemises galeriin jõudupite näüdäny ja ka praegu on meil seal näitus vendade Rjabovite ja Ersa puunikerdajate kujudest. Ja mi kävemi siis ka näide suurel palvusel, mis on siis natukene kuningriigi perre tetty. Et seal mi siis kävemi ja siis kuna Pieter Rjabov siis ka ütles, et oma aukonsulites siis lubas ta oma vellega külastada ka Seto kuningriiki, nii et seal on võimalik osaleda näide opidaren. Ja nüüd jõuame siis viimatse lehekülle manu, et siin siis Sarveõie jätkas Pino perre teemaga, et kahjus siis 23. juunil Jüri Pino lahkus imi hulgast ja Sarveõie siis kaes veidikese tollele perele ja oma sugulastele tagasi nekroloogi vormin. Valla sündmuseum siin nüüd terve rohkem kui 1/4 ajalehte, õnnitlemi juubilare, tervitami väikseid kodanikke ja nüüd suur teema on siis seokord kassi. Et üks kaunis kass, Vasjo, kes on päält mustakarva ja alt nagu hallikas, on siis kaotsilänny, tal on kiip ja talle mettenätty vaivatasu, kui löydäs ja tuleses Eliniga Setomaa turismist võtta ühendust. Kui me nüüd kassega jätkamises tämpäma kuulse bussin ka ütest ilusast tarekassist, kes on siis Küllatova külamann, sääne valge kaotsilänny, et kui tuu löydäs. Ja siis ma lupassi hindele üte väikese reklaamiminuti ja ütles, et kellel veel ei ole kassipoiga, sest tule minu ja Leelo poole pöörduda ja halli ja verevät ja mustvalget ja vana oli sääne tiidemuudu, nii et tulge valima. Nii et kassidega on meil jah siin tegemist selle lehe ja kelle veel kassi ei ole, saa Ülle käest kassi. Ja ma hüppe veel ka, ma lähen ka reklaamimana tagasi, et nagu see viimane leht kirjutas, et augustikuu on täis igasugused suuri sündmusi, et kuningriik tule ja kostipäiv ja kostipäeva lõpu või siis edesile Miihi laul. Tuo on siis paasapäeva sündmuste raame Hovinitsa kohta kuulda Gruusia mehi ja Ersa mehi ja Suiti mehi ja muidugi Seto mehi, nii et otske see leht üles, lugege, saad täpselt tiida, kohe on tark ja hüa minna augusti. Aga sääne sai meil juulikuu Setomaa lehe tutvustus ja ütle viilkard, näidake saatele pässe, telke hindele Seto meediakanal, siis saati tiida, mis vahtsest on Setomaal. Aitüma, Ülle ja kõigile nägemist ja kohtumiseni siis järgmiste saadete. Aitüma ja kirjutage mulle lehte.